Tere tulemast siinpool Hubert Libra Luresi tiimist. Täna on mul hea meel tutvustada teile Trout-seeria lantidest üht Flex-vormi. Alustame! Mõni aeg tagasi võisite meie YouTube'i kanalil näha videot Flex-vorm Juniorist, mis tuli välja alles hiljuti eelmise hooaja sügisel. Siin on teile link sellele videole. Kui te pole seda veel näinud, siis väga soovitan vaadata. Täna võrdleme neid kahte lanti veidi omavahel, sest kuigi need näevad sarnased välja, erineb siiski natuke see stiil, kuidas nendega püüda saab. Eelkõige on need landid loodud väga keerulistele forellidele püüdmiseks, aga ennekõike suurtele kaladele. Nendega tahamegi püüda tõeliselt ägedaid forelle ja see lant võimaldab meil seda teha. Lisaks tegi see lant kohe oma töö ära Trout-area tüüpi võistlustel. Kalad armusid kohe selle landi töösse, sest see on natuke teistsugune võrreldes teiste Libra Luresi sarja lantidega, nagu tingvarm või fatitivarm. Aga sellest kõigest saate kohe ise teada ja veendute selles. Flexa leiate traditsiooniliselt meie usaldusväärsetest purkidest. Meil on saadaval kaks suurust, 95 mm ja 65 mm. Just sellepärast on sellel nimel lisatud ka sõna junior, et te saaksite hõlpsasti vahet teha, kumb on kumb. Väiksem 65 mm suurus pakub meile purgis koguni 15 lant. 95 mm purgis on 10 kummilanti. Need landid on üsna ebatavalised. Kohe näete nende lantide lähivõtet ja märkate üht detaili, mis teeb selle landi erakordselt tõhusaks. Ja siin on mul Flex-vorm Junior. Ja siin ma olen teile ette valmistanud Flex-varma 95. Nagu näha, on erinevus palja silmaga nähtav, kuid vaatamata suuruse muutumisele on neil lantidel üks ühine nimetaja. Eelkõige käib jutt sellest sabast. Vaadake, hoian nüüd lanti otse ja see sabake on selles kohas ümar. See põhjustab selle, et kui me veame sellist lanti õrnade ridvapatsutustega, siis saba sirgub ja paindub. Ja tegelikult, kuigi see lant on lausa 95 mm pikk, peab tunnistama, et just tänu sellele kujundatud sabale on ta tegelikkuses lühem. Lühem kui märgitud suurus. Ehk siis, kui ma teeksin nii, siis on tal tõesti 95 mm pikkust. Aga kui ta lihtsalt niimoodi rippu jääb või kuskil lebab, siis on see suurus juba märksa lühem. Ja siin ilmeb üks ühine omadus kõigile Trout-seeria lantidele. Kui kala võtab ja need kalad ei jäta sellist ussi niisama tähelepanuta, no kes siis ei tahaks sellist ussi süüa, siis võtu hetkel paindub see lant väga kenasti ja võimaldab korralikult haakida. Isegi kui me siin jälle ei kasuta pikki konksusid, et lant lihtsalt liiga jäigaks ei muutuks. Mida loomulikum on töö, seda paremad on tulemused vee peal. Kogenumad kalamehed teavad seda. Need, kes alles proovivad oma jõudu forellipüügil, teadke, et siin ei ole vaja kasutada konksu, mis ulatub poole landi pikkuseni, sest nii tapate lihtsalt selle mängu ära. Kohe näete mitte ainult selle landimängu vees, vaid ma näitan teile ka oma kõige lihtsamat selle landi rakendust. Aga vaadake kõigepealt, kui uskumatult veniv see lant on ja mis on eriti äge, ma venitasin selle vabalt üle 30 cm pikkuseks ning see tuli täiesti kahjustamata tagasi oma algsesse vormi. Tänu sellele teenib see sööt meile palju kalu. See ei ole nii, et üks kala ja üks lant, vaid tegelikult olen ma suutnud sellise Flex-vormiga Trout-area püügivõistlusel järjest 7-8 kala ilma probleemideta kätte saada, ilma aega raiskamata, lihtsalt edasi püügi kohta läbi püüdes.
Flex-vormi varustamiseks kasutan traditsiooniliselt wolframpeaga jigipeasid ogadeta konksudel. Need wolframpead teevad tööd eriti hästi Flex-vorm Junioriga. See lant on suhteliselt õhuke. Kasutame ka veidi kitsamaid konksusid, eriti just konksu kõveruse osas, et lant oleks ilusti esitletud, aga mis veel tähtsam, et konks korralikult kalasse kinni jääks, kui nad võtavad. Aga mis on oluline, wolfram ei paista nii palju silma selle landi taustal, mida tahame esitleda. Kui kasutaksime siin isegi näiteks 5,5 millimeetriseid päid ehk 1,5 grammi, siis need oleksid palju suuremad kui samaväärne wolframist pea. Nii näebki välja valmis lant. Seda saab väga kiiresti ja lihtsalt teha tänu sellele spetsiaalsele ribile, mida siin näete. Me saame seda ussi veidi painutada. Samuti võime selle igal viisil sirgeks teha, et saaksime püüda just endale sobival moel. Ma ei soovita teha liiga tugevat painutust, kui püüate jõgedes. Miks? Sest see lant hakkab erinevates vooludes keerlema, mida me tegelikult ei taha. Mulle tundub, vähemalt minu arvates, et pole mõtet seda nii üle võlli teha. Aga loomulikult me ei keela seda, sest need landid on tehtud ujuvast materjalist. Tegelikult on siin tõhusate rakenduste valik üsna lai. Selle video jaoks valmistasin ma ette sellise spetsiaalse purgikese erinevate fleksidega ja mis on lahe, mul on siin tõesti väga erinevad värvid segamini. Siin on üks minu lemmikutest ehk kohvemilk. Need värvid, kuigi nad on erinevad, on meil erinevad toonid. Need ei värvi üksteist üle, mis on väga kasulik, sest tihti jõe äärde minnes on mul selline spetsiaalne vöökarbiga, kuhu ma sõna otseses mõttes kallan erinevaid ühe mudeli toone ja lähen vee äärde ilma hirmuta, et need omavahel värvi vahetaksid. Järgmine asi on see, et siin on meil just 2 suurust selleks, et paremini kohanduda nende kalade vajadustega, keda me plaanime püüda. Sellist fleksi ma ei salga, kasutan sagedamini just suurte kalade püüdmisel, mis ei muuda aga fakti, et see lant on probleemideta söödav ka üsna väikeste forellide poolt, isegi 30 sentimeetriste. Ja sellise väiksema fleksiga hakkan kindlasti kõvasti püüdma koos Mateussi või ka Tomek Potkulega Poola Grand Prix, mis juba kevade alguses suure hooga läheneb. Ja fleksat, nagu ka teisi Trout-seeria söötasi, saab leida lõhnatu versioonina, millel on juustu, küüslaugu ja grilliaroom. Olgu! Ja siin on meil Flex Varma ja Flex Varma Junior. Nagu näete, need landid ei vasta täielikult nende pakenditel märgitud mõõtudele, sest neil on, nagu ma varem mainisin, iseloomulik kumerus saba osas. Aga vaadake eelkõige, kui hästi see venib ja ilma probleemideta naaseb oma algsesse vormi. Sama on ka Flex Junioriga. Samuti on see uskumatult veniv ja vastupidav lant, mis sobib forellide, ahvenate ja teiste kalaliikide püügiks. Järgmisena pöörame tähelepanu sellele, kuidas erinevad kalasöödad vees käituvad ning milliseid muutusi nende omadustes võib märgata, kui need vette visata. On oluline mõista, kuidas söödad vees lagunevad, kas nad vajuvad kiiresti põhja või jäävad mõneks ajaks pinnale hõljuma, sest see mõjutab otseselt kalade huvid ja söödavõtmist. Vaatame hoolikalt, kas söödad hakkavad vees kohe lagunema või säilitavad oma kuju pikemalt ning kas nende lõhn ja värvus muutuvad vees olles. Samuti jälgime, kas söödad meelitavad kalu ligi või jäävad tähelepanuta. Selline põhjalik vaatlus aitab meil valida kõige sobivama sööda vastavalt kalastamistingimustele ja sihtliikule. Seega vaatame nüüd samm-sammult, kuidas need erinevad söödad vees käituvad ja milliseid järeldusi saame nende omaduste põhjal teha. Nii ja kuulge, sellega see osa lõppebki. Loodan, et teile meeldis. Üks lant,
2 suurust ja palju kalaliike, keda saame tänu nendele lantidele tõhusamalt püüda. Siitkohalt tahaksin teid ka kutsuda jälgima meid Facebookis, Instagramis, TikTokis, YouTube'is ja X'is. Lisaks, kui vajate rohkem teavet meie lantide kohta, näiteks selle kohta, mis suuruses konksud sobivad konkreetse mudeli ja suurusega, siis kindlasti vaadake meie kodulehte libralures.com. Seal leiate meie uuendatud kataloogi, kus anname teada, mida ja kuidas saab omavahel kombineerida. Kohtumiseni järgmises videos.